Kallid kaimud, rõõm teiega taas kohtuda Kirikulaulu koolis. Seekordne üsna lühike video, mis on järjekorras juba 6, on eelnevatest oluliselt erinev. Varasemates videotes oleme keskendunud konkreetsele antifoonile, vastuslaulule ja psalmile või siis ühele koraalile. Seekord tuleb põgusalt juttu ühest kirikupühast, Kristuse ilmumispühast. Teeme tutvust varakirikliku Maarja kiituslaulu antifooni tekstiga Tribus Miraculis ja selles kirjeldatud arusaamaga 3 kuningapäevast ehk Kristuse ilmumispühast. Kuulda saab 2015. aastal minu poolt eestindatud teksti koos selleks loodud meloodiaga. Video on tehtud 2020. aasta alguses ja on nüüd 2021. aasta jaanuaris liidetud Kirikulaulu kooli videote sarja, et pakkuda inspiratsiooni ilmumispüha ja ilmumisaja pühapäevade teemade mõtestamiseks. Kuigi selles videos ei läbita samm-sammult filmi lõpus kõlava antifooni ja Maarja kiituslaulu õppeprotsessi, on noodimaterjal siiski lisatud Kirikulaulu kooli raamatukogusse ilmumispüha kataloogi. Kui mahti, õpi ära ja küsi vajadusel minu käest abi. Soovin head vaatamist ja laulgem Issandale uus laul. 3 kuningapäeval 6. jaanuaril, mida kirikukalendris nimetatakse Kristuse ilmumispühaks, on sajandeid tähistatud sündmusi, mille kaudu inimeseks sündinud Jumala poja, Jeesuse jumalik staatus saab kõigile ilmsiks. Need 3 sündmust on hommikumaa tähetarkade külastus Jeesuse sünnikohta Petlemmas, vee muutmine veiniks pulmapeol Kaanas ja Jeesuse ristimine Jordani jões, mis saab teoks ristija Johannese käte läbi. Varakirikliku antifoni tekst selleks päevaks räägibki neist 3 imest. Tribus miraculis ornatum diem sanctum colimus. Hodie stella magos duxit ad presepium. Hodie vinum ex aqua factum est ad nuptias. Hodie in Jordane a Ioanne Christus baptisari voluit, ut salvaret nos. Halleluja. Kirikupühade paiknemine ja rõhuasetus kirikuaastas on aja jooksul muutunud. Kuni aastani 376 tähistati Kristuse inimeseks sündimist just 6. jaanuaril. Alates 376. aastast saab see püha endale koduks 25. detsembri. Seos jõulupühadega on aga selgelt säilinud. Hommikumaa targad on ju Jeesuse inimeseks sündimise vahetud tunnistajad. Traditsiooni tarkusest usutakse, et just 6. jaanuar oli Jeesuse ristimise päev. Jeesuse jumalikkuse ilmsiks saamisega on vahetult seotud tema esimene avalik imetegu. Vee muutmine veiniks Kaanapulmas. Nüüd saavad need 3 imet 6. jaanuaril kokku veel vaid selles kaunis keskaegses tekstis.
sest tänapäevases kirikukalendris tähistatakse Jeesuse ristimist pühapäeval pärast 6. jaanuari. Samuti on omale uue kodu leidnud Jeesuse esimene imetegu Kaana pulmas, mida seostatakse Jeesuse avaliku tegevuse algusega. On omamoodi arusaadav nende imede lahutamine ja erinevatele päevadele paigutamine, sest 3 imet ühe päeva kohta tundub kuidagi liiga palju. Tükkideks võetuna saab igasse imesse põhjalikumalt süüvida ja neid tõhusamalt seletada. Ometi tundus mulle, et 3 imet koos just selles ühes päevas moodustavad teatava konstellatsiooni, mis omab võtmerolli Jeesuse loo avamiseks. Sestap saigi see tekst 2015. aastal tõlgitud ja viisistatud. Kuna tegu on õhtupalvusesse ehk vesprisse kuuluva Maarja kiituslaulu antifoniga, siis kõlab antifoni järel tekst Luuka evangeeliumi 1. peatükist. 3 imet kaunistavad pühalikku päeva, mida me tähistame. See on päev, mil täht juhatas hommiku ma targad sõime juurde. See on päev, mil vesi muudeti Kaana pulmas veiniks. See on päev, mil Jeesus armulikult lasi Johannesel ennast Jordanis ristida, et meid päästa. Minu hing ülistab Issandat ja mu vaim hõiskab Jumala minu päästja pärast, sest ta on vaadanud oma teenija madaluse peale. Sest vaata nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlve, sest mulle on suuri asju teinud vägev. Ja püha on tema nimi ja tema halastus kestab põlvest põlveni. Neile, kes teda kardavad, ta on näidanud oma käsi varrekandust. Ta on pillutanud need, kes on ülbed oma südame meelel. Ta on tõuganud maha võimukad troonidelt ja ülendanud alandlikke. Näljaseid on ta täitunud heade andidega, ent rikkad sattunud minema tühjalt. Ta on võtnud oma hooleks oma sulase Iisraeli, pidades meeles oma
nõnda nagu ta on rääkinud meie vanematele, Abrahamile ja tema järglastele igavesti. Olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen. Kolm imet kaunistavad pühalikku päeva, mida me tähistame. See on päev, mil täht juhatas hommiku ma targad sõime juurde. See on päev, mil vesi muudeti kana pulmas veiniks. See on päev, mil Jeesus armulikult lasi Johannesel ennast Jordanis ristida, et meid